Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere, tere, tere! Me oleme tagasi uue osaga ja täna hakkame rääkima kainusest. Tere, Dagmar! Tere taas! Tere, tere! Ja meil on ka külaline, kelle ma kohe ära tutvustan, kes hakkab rääkima meiega siis sellel samal teemal ja oma kogemusi jagama ja ma saan aru, et ta on viimasel ajal, kui ma nüüd ütlen õigesti, väga selles teemas olnud ja selleks on Heidit Kaio ja ajakirjanik on tema ja ma olen siia kirjutanud, kes on viimasel ajal sellest väga palju rääkinud. Tõsi, ma olen saanud alko teemal eksperdiks. Endale ka üllatuslikult. Üllatuslikult või? Natukene jaa. Ja. Ilmselt ma olen siis nagu see, kes kajastab nagu rahva häält. Et see on puudu. Väga hea. Aga sa olid ka esimene, ma ütlen ausalt, esimene naine, kes pähe tuli, keda kutsuda siia rääkima sellest, sest esimese asjana tulid kohe mehed, et kuidagi mehed ja alkohol, aga tegelikult on ka see ju naiste seas teema, nii et me jõuame sinnani, aga kõigepealt tahaks teada 3 sellist mõtet, 3 küsimust, mis me saatsime sulle ka ette, mida me igalt külaliselt siin küsime, et kuna tegemist on podcast taskuhäälinguga, kus me räägime julgusest ja räägime avatult, et inimestele näidata, et kõik inimesed tegelikult maadlevad millegiga, kõik teevad julgeid samme, need julged sammud võivad väga erinevad olla, et siis 3 küsimust ja alustuseks see, et mis oli sinu viimane julge samm, mille üle sa oled ise uhke? No näiteks kas või see, et ma pole pool aastat alkoholi tarvitanud. On ju julge. See on väga julge, mul sai 8 kuud just. No võt, jah. Et see, siis sa mõistad, et see on täitsa selline julge samm. Kusjuures selle julgus võib-olla isegi on see, et mitte nagu see iseenda julgus, vaid et ikkagi nagu see iga kord peole minek seletada, et ma ikka pean seletama, miks ma ikka ei tarvita alkoholi. Kusjuures kõik on hästi sõbra, ja muidugi ei, aga ma ei tea, aga proovi siis nagu võib-olla konjakit. On nii, jah? Jah, on jah. Ja ikka veel iga kord, või? Ja on ja ikka veel. Kas sul tõesti ikka veel on niimoodi? Ja on ja ikka veel. Aga sellega on juba nii pikalt. No on jah, tõesti on jah. Aga kas sa, juba ma tahan sinna teemasse minna. Ma küsin, kas sa panid endale mingi tähtaja või et võt nüüd teatud perioodi ei tarvita või vaatad, kuhu see viib? Ma vaatan, kuhu see viib, jah. Okei, tuleme sinna. Ma küsin veel 2 küsimust ruttu ära, siis me saame hakata rääkima sellest. Mida sina kardad? Seal on nagu 2 varianti, et öelda, et mitte midagi või siis teine asi, et ma tegelikult kardan üsnagi palju, et ma arvan, nagu paljud inimesed on oma elu üles ehitanud sellistele pisikestele legoklotsikestele, isegi Lego on liiga tugev, et need ju toetuvad millegi peale või nagu haakuvad üksteise külge, et kui see kaardimajake peaks nagu lagunema hakkama ja kaardimajak seal on nii, et ju võtad ühe kaardi ära ja siis hakkab kõik läheb kokku, on ju, et seda ma kardan küll, jah, et mis on, ma arvan, väga ettearvatav ka, et inimesed ju kardavad, ma olen väga muutuste aldist, vähemalt pean ennast, aga tegelikult me ikkagi kardame muutusi või ei taha neid nagu ise liiga lihtsalt algatada, et selleks peab väga tugev põhjus olema. Ja muutustest me siin rääkisime esimeses osas. Mulle tundub, et igas osas. See käib, ma just mõtlesin sama, et need ikka tulevad need muutused sisse ja see, et kui hirmutavad need olla võib. See on kui eluline. Jaa. Nii et kes tunneb ka muutuste teemal, et tahaks veel sügavuti minna, siis võite minna esimese osa juurde ja vaadata, kuulata, mis me seal rääkisime. Aga viimane küsimus, 1 hea mõte, mis sind toetab? Mind toetab tegelikult omal moel ükskõiksus või see, et ma olen võtnud võib-olla natuke ülbe hoiaku, et mind ei huvita, mida teised arvavad ja mitte sellepärast, et ma arvaks, et ma olen teistest parem, vaid ma olen saanud aru, et inimesed kujundavad oma arvamusi väga juhuslike detailide põhjal. Ja kui ma hakkaks nagu nendest lähtuma, siis ma paneks rappa. Et pigem, et ma teen ja olen ja ajan oma asju nii, nagu ma tahan ajada, nagu mulle on see oluline ja siis teised tulgu järgi. Et pigem nagu sedapidi, mitte nagu vastupidi, et teised eeldavad, et ma teen nii või naa ja siis hakkan nii tegema, vaid pigem vastupidi. Ja. Kas see tekitab ka sinus vahepeal ärevust või mitte? Tegelikult võib-olla see, nagu see otsus enam ei tekita. Et kuulge, teate, ma olengi lihtsalt selline, et
et see võib mõjuda nagu tõesti ülbelt, aga see pole üldse mitte lugupidamatusest teiste inimeste vastu, vaid pigem arusaamisest, et nad ei näe tervikut pilti, et nad teevad oma otsuseid detailide põhjal, mis on nagu võib-olla hea näide ka psühholoogi elukutsesse, et keegi istub psühholoogi vastu ja hakkab rääkima mingisuguseid oma jutte, mille põhjal psühholoog teeb oletused, sul võib olla see või teine. Ja see inimene võib solvuda, et ei, kuidas sa aru ei saa, mõtleb ise, kuidas sa aru ei saa, et ei, mul täiesti teine elu on ju, või täiesti teised asjad, siis tegelikult on inimese asi seda seletada, et ei, sa said valesti aru, minu asi on nii või teistpidi. Aga tihti suures elus me ei saa nii teha, et igale erinevatele inimestele, kes sinu kohta arvamust kujundavad, seletada, et ei nii või teisiti on tegelikult. Ja mina sellepärast näiteks ei loe kommentaare, kui mingi artikkel ilmub minust või mingi kollase meedia nupuke, ma mitte kunagi ei lähe lugema, sest see on see üks asi, pluss inimene kommenteerib enda seisukohalt, mis on tema hetke olukord, taust ja nii edasi. Hästi täpne. Et täiesti mõttetu ennast sellega närvi ajada, sest ma olen ka see, et ma tahan hakata kohe selgitama. Ma mäletan neid esimesi lugusid, iga aasta kümneid tagasi, kui ilmusid, kohe lugesin, issand, ma pean talle kirjutama, et tegelikult ju ei ole nii, et ma ei saanud seal artiklis seda öelda. Ja siis mõtlesin, issand, kui enda närvide raiskamine. Ja see mõte, et inimesed tõesti loovad mingi pildi väikeste fragmentide põhjal. Mulle väga meeldib, kas see oli Vihatants või Hirmutants oli see raamat, kus oli väga hästi öeldud, et me võrdleme ennast väga tihti teiste inimeste selle välismaailmaga, me võrdleme enda sisemaailma teiste inimeste välismaailmaga, millest me näeme tegelikult ainult ühte fragmenti. Et kas sa tahad midagi lisada siia? Ei, sulle pärane. Lähme edasi. Kui ma hakkan midagi ütlema, siis me jälle jääme nagu hiietama, nii et lähme edasi. Lähme siis selle kainuse teema juurde ja mul on nii palju küsimusi, aga hakkame kõigepealt meie külalist, et miks sa sellest räägid? Miks sa hakkasid rääkima sellest niimoodi avalikult? Tead, see oli nagu huvitaval moel oli see juhuslik, et ma märkasin seda, et minu ümber on umbes 10 inimest, isegi rohkem, võib-olla 14, midagi sinna kanti, kes erineval põhjusel on loobunud alkoholi tarvitamisest. Ja need on tõesti erinev. Ma pakuks, et nendest võib-olla 1 või 2 oleks ennast surnuks joonud, et nagu seal olid ikkagi tõsised põhjused ja nad alustasid ikkagi nagu kainust sellisest toredast soovist või proovist või et ma nüüd proovin olla mingit aega, endal on selja taga pikaaegsed katsetused, aga ülejäänud olid nagu tegelikult üsna suvalistel põhjustel, vähemalt mõnel oli seal ka läinud see nagu üle piiri, mingisuguses sotsiaalses mõttes kõrvalt vaadates kellegi jaoks võib olla, aga võib-olla ka mitte, et pigem nende enda mõõdus. Aga tõesti, et millegi pärast erinev hulk inimesi oli minu ümber alkoholist loobunud ja ma hakkasin tegelikult kirjutama alkoholist loobumisest. Ja panin postituse üles Facebooki, et kirjutage mulle oma suhtest alkoholiga. Ja siis mul oli järsku tunne, et mul on sünnipäev, sest et hakkas tulema SMS-e, telefonikõnesid, Messengeri, nagu tulvana. Ja tegelikult inimesed tahtsid küll kirjutada või rääkida oma suhtest alkoholiga, aga see oli oluliselt mitmekesisem kui loobumine. Või et seal olid siis nagu väga mitmesuguseid etappe ja nüüd seda lugude sarja tehes ja ka erinevates kohtades rääkimas käies ja ka spetsialistidega rääkides on minu jaoks olnud väga põnev ka see, et see must-valge maailm ei pea paika, et see ei ole ainult 2 varianti, kaine või mittekaine, nagu võib-olla siin näiteks meie poliitikud tahaksid näha, et selles on oluliselt rohkem variante ka spetsialistide jaoks. Ja kas selle käigus siis sa ise otsustasid, et sa lõpetad ka alkoholiga või? See on huvitav, et ma nagu osutusin ise endale propagandistiks. Veensin ise ennast ära. Aga kuidas sa praegu tunned nüüd, sa ütlesid 5 aastat, jah? Jah. Kuidas sa tunned? Nagu väga okei. Ma olen nagu ära unustanud selle teema täiesti, et nagu nii ongi lihtsam, et ma ei arutle selle üle, et nagu tihti on ka see, et aga 1 klaas siin või seal, et teoorias ju võiks, et tõesti pole probleemi. Aga siis nagu hakkab juba nagu see, et aga 1 klaas, 2 klaas, mis see nagu see on, et lihtsam on nagu see, et ma lihtsalt praegu ei tarbi üldse, et nii on nagu lihtsam mu enda jaoks, et siis ei ole nagu seda arutlelu kohta. Aga milline suhe? Vabandust. Ei, ma tahtsin küsida, et aga kas või mis on teisiti selle 5 aasta jooksul olnud sinu jaoks?
hästi põnev on see, et mitte, kusjuures ma olen varem ka teinud selliseid alkoholivabasid perioode, näiteks mingi pool aastat, nüüd on selgelt nagu pikem periood ja mul on plaanis ka nagu pikemalt hoida. Et alati see tõdemus, et pagan, tegelikult ei ole nagu mitte midagi teisiti. Et see on nagu võib-olla kõige šokeerivam ka. Aga nagu heas mõttes mitte midagi või halvas mõttes mitte midagi? Just nimelt heas mõttes, et tegelikult seal ei ole nagu vahet. Peod ei ole nõmedamad, inimesed ei ole nõmedamad. Et kus me võtame seda, et tegelikult on mingisugune nagu tohutu vahe, et ja mul on ka niisugune hea anne nagu olla ka, ma ei tea, 4 või kella 6 pidutseja, et seda tõesti ei jaksa. Aga samas jälle, kas peab, ei pea ja neid kordi, kui seda on juba tehtud, on juba ka, et nagu, et mis sellest siis uut on, et jah. Aga kui mitte, ma natuke provotseerin. Et kui mitte midagi pole teisiti, siis miks seda teha? Jaa, see on tegelikult ju hea küsimus, et miks, sa mõtled, et miks alkoholi tarvitada? Või miks ka mitte? Et miks mitte tarvitada? Ma ei tea, mitte on vist lihtsam kuidagi. Aga tõsi jah, et see sotsiaalne surve on nagu, kuigi sellest on nii palju räägitud, et ärge käige pinda ja ärge, siis see ikkagi on see sotsiaalne surve olemas, et ma ei oska seda ei ühte ega teistpidi. Ütleme, et ma oskan seletada, miks tarvitada, aga miks mitte tarvitada. Tõesti ongi hea point. Et võib-olla olekski lihtsam tarvitada. Vaat, kui me jõuame. Aga ma tahaks teada, et mis sinu suhe oli eelnevalt endal alkoholiga? Et minu suhe oli, mis ma pakun, et on paljudel naistel just nimelt, et ta on mingit sorti tööriist. Et ta on selles mõttes nagu mingit sorti tööriist, näiteks see, et ma arvan, et paljud naised samastuvad ennast sellega, et sa lähed koju ja tead, et sul hakkab teine tööpäev ja tegelikult aju peas voolab juba mõnda aega, mõnda tundi juba. Et kuidas siis nagu see restart teha, et nüüd ma panen nagu uuesti 5. käigu sisse ja nagu lükkan ennast uuesti käima, et seal kindlasti on nagu minu jaoks täitnud ja mingisugust sellist tööriista funktsiooni. Aga kuidas see siis praktiliselt oli, et peale tööd on juba see, et nüüd võtaks selle pokaali ja siis ma lähen koristama ja kodutöid aitama teha ja mehega suhtlema või mis see? Umbes nii, jah. Kusjuures ta kindlasti on ka paljudel, ma saan aru, et on ka see lõõgasti, et nüüd ma saan nagu, nüüd on päev läbi, nüüd on see minu aeg ja nüüd ma võtan siis selle klaasi, ja selle nagu iva ju on ka selles, et see kuidagi aitab intensiivistada siis seda teist tööpäeva või siis nagu veidral moel aitab intensiivistada seda lõõgastumist. Et nüüd ma kiiresti lõõgastun, mul on see tund aega, muidu kui ma kohe magama ei lähe tunni aja pärast, siis ma olen hommikul liiga väsinud ja siis, aga et nüüd selle lühikese perioodi jooksul ma pean kiiresti ka et ta on nagu selline omamoodi nagu kontsentraat või et aitab suruda ühte või teise nagu ühte või teise sellisesse ühte või teist vajadust kitsamasse ajaperioodi. Aga kas sa tundsid ka, et see on sul probleem? Tead, selle probleemiga on see, et nagu ma ennem ütlesin, et ma olen nagu teinud rahus sellega, et see, mis teiste jaoks võib olla probleem ja kui see minu jaoks ei ole probleem, seda tuleb alati monitoorida. Et nagu ma ütlesin, siis sa küsisid, mida ma hommikuks sõin, ma ütlesin, ma sõin šokolaadi. Ja ma arvan, et praegu Tervise Arengu Instituudis on suhkur hommikusöögiks tõesti. Et pigem nagu teha rahu ja elada oma elu ja vastavalt enda vajadustele ja sellises tempos nagu on vajalik ja samas anda aru, et sa tegeled ohtlike asjadega, et need on tuleohtlikud materjalid, et nendega ei maksa nagu liiga lõdvalt käituda. Dagmar, mis on sinu suhe alkoholiga? See on huvitav küsimus, sest mulle tundub, et seda alkoholi on mu elus olnud hästi palju väga-väga läbi väga-väga mitme rolli ja nagu konteksti. Võib-olla mu enda isiklik suhe on see, et kunagi olin selline ikka korralik pidutseja ja tagasi vaadates ei olnud selline, et olin 18, 19 ülikooli esimesed aastad ja käisime sõpradega vahepeal väljas, vaid seda läks igas mõttes nagu üle piiri palju
ja miks ma seda niimoodi, miks ma ütlen, et see oli nagu nagu lappes oli see, et vot täna siin, kui ma seda nagu rääkima pean, siis mul on piinlik. Ehk mis on natuke mu enda jaoks selline, et ja mul on päris paljude inimeste ees piinlik, sest täna ma isegi, kui ma tagasi mõtlen sellele ajale, siis ma saan aru, et see ei olnud selline, me lähme lõbutsema, vaid see oli väga selgelt nagu valest kohast tulnud käitumine nii-öelda, mida ma tol hetkel ei suutnud läbi näha, et ma ei suutnud tol hetkel näha, miks mul on vaja käia 3 korda nädalas niimoodi nagu hommikuni pidutsemas, on ju. Ja miks ma ütlesin ka, et ka piinlik sellepärast, et ma saan aru, et tänane mina on kuidagi, ma ei tunne ära seda ennast, kes ma olin siis, sest minu väärtushinnangud ja põhimõtted on nagu nii kapitaalselt teised. Aga võt jah, kuidagi see, et ma saan aru, et mul kunagi oli väga kehv suhe alkoholiga, sest ma tarvitasin seda täiesti valedel alustel, valedel põhjustel. Ja sinna juurde ma olen seda lähedalt näinud ka nagu teiste inimeste pealt, mul on lähiringkonnas olnud sellist nagu korralikku alkoholismi, seda, et sa lähed pereliikme juurde ja sa tead, et sa pead sealt uksed sisse astuma ja sa ei tea, kas ta on elus või surnud või ennast ära tapnud või kukkunud kuskilt alla või mis seisus ta seal vedeleb või parasjagu, kas ta hingab või mitte, on ju. Ja seda mitme inimese puhul ja pluss siis tööalaselt ma olen väga-väga palju sellega nagu tööd teinud ja erinevate sõltuvustega, et võib-olla, ma ei mäleta, kas ma olen maininud, aga ma olen vanglasüsteemis töötanud mingi aeg, et seal oli hästi palju tööd igasuguste sõltuvustega. Ma mõtlesin, ma jagan oma lugu ka. Et minul on väga suur probleem ikkagi olnud. Ma arvasin, et ei olnud, et see on normaalne, sest kuidagi ikkagi alkohol on nagu normaliseeritud ja ma alati tõin seda kuidagi vabandust või, aga ma ei tee narkootikume, eks ju. Ja siis ma mõtlesin, et ma loen hoopis ühe väikse lõigu oma raamatust, sest see on üks olulisi peatükke minu jaoks seal. Ja kui sa ütled, et sul on piinlik, siis ma hakkasin mõtlema, et kas mul on kõikide nende asjadega ees piinlik. Natuke tõusis ärevus, et mõtlesin, kas ma ikka loen seda ette või ei loe. Aga samas tegelikult on see raamat juba väljas, nii et mis ma enam nagu, et ma siin ei loe. See on sama, et mul on selline efekt, asju, mida ma jagan Instagramis, ei taha ma vahepeal jagada Facebookis, sest mu ema näeb. Aga 20 000 Instagramis jagada on väga okei, eks ju. Nii, igastahes. Ma arvan, see võtab hästi kokku see väike lõik. Kõik minu armusuhted on alanud alkoholijoobes. Pärast, ma teen väikse disclaimeri ette, et see on kirjutatud eelmisel suvel, eks ju. Et alates 1. septembrist 2024 siis ma otsustasin, et ma võtan pausi, et ma lähen korraks pensionile alkoholist. Jah, nii. Alustan uuesti. Kõik minu armusuhted on alanud alkoholijoobes. Pärast kõik oma lahkuminekuid olen tuimaks joonud. Olen pidu pannud nii, et maa must. Joonud ise ja kallanud teistele, kuni mina ainsana püsti püsisin. Olen ärganud nii, et eelmisest õhtust midagi ei mäleta, põdenud niisuguseid tuumapohmelle, et pean hommikul jooma klaasi proseccot, enne kui suudan hambaid pesta. Nutnud vannida põrandal, sest mul on nii paha, et tahan kutsuda endale kiirabi. Olen purjus peaga ujunud, läinud võõrastega kaasa, andnud kontserte, joonud inimesi ilusaks, valetanud, semminud ja maganud meestega, kes on suhtes. Olen ärganud nii, et suus on oksemaik või kohuke eelmisest õhtust. Õudne mõelda, mis kõik oleks võinud juhtuda, aga sel hetkel ju ei mõtle. Kui ma juba peole läksin, jõudsin päris kindlasti koju viimasena, siis oli süda rahul, et midagi äget ei juhtunud minu teadmata. Viskasin sõbrannaga isegi nalja, et oleme toimivad alkohoolikud, sest see tundus cool. Äge oli päev pärast pidu ahetada, et ei mäleta sellest midagi. Naiste ebatervest suhtest alkoholiga räägitakse Eestis hoopis vähem kui meeste alkoholisõltuvusest, aga neid noori emasid või hoopis edukaid karjäärinaisi, kes joovad igal õhtul pool pudelit veini, pole vähe. Rohkem ma ei loe. Ühesõnaga, minu suhe alkoholiga sai alguse, kui ma olin 12 ja alles viimased aastad olen ma hakanud küsima seda, kas see ikkagi on olnud tervislik suhe. Ja no ilmselgelt ei ole. Ja see ei tähenda, et ma olen alati joonud selleks, et on raske, vaid ma olen joonud ka väga palju, et oleks põnev. Ja Dagmariga seda saadet ette valmistades, siis me just rääkisime, et tahaks kuidagi viia selle suuna täna sellele, et mitte see, et kui halvasti see mõjub meie kehale, ajule, no me teame, et see mõjub halvasti ja juba öeldakse, uuringud ütlevad, et ei olegi kogust, mis oleks nii-öelda tervislik, isegi see 1 klaas juba mõjutab näiteks pool tundi meie unekvaliteeti, on ju. Igastahes, et suunata sinna, et miks siis ja mis on need tuimestavad asjad, et üks asi on alkohol, aga mis asjaga veel me tuimestame või siis proovime oma seisundit nii-öelda muuta?
sa vaatad minu otsa. Ma vaatan sinu otsa, et kas sa tahad sellest rääkida, et mis asjad need on ja mis on tegelikult probleemid nende asjade all. Et vaata, sa rääkisid ka oma sellest vangla kogemusest, et me võtame selle, et ütleme, et ei, võt nüüd ei tohi alkoholi juua ja me kontrollime seda, aga me tegelikult ei tegele selle probleemiga. Nii palju küsimusi ühes. Ja võib-olla kui kiirelt seda, mis ütlesid, see vangla kogemus, et või see mingi varasem vestlus seda kuidagi kuulajateni ka viia, siis minu mõte oli see, millesse ma kuidagi ise nagu usun. Et väga sageli me räägime sellest, et võt see alkohol näiteks on probleem või uimastid on probleem või mis iganes, võt see asi, mida sa teed või tarbid liiga palju on probleem ja võtame selle ära, siis probleem laheneb. Et ole lihtsalt kaine, siis probleem laheneb. Ja vanglasüsteemis on ju, meil on kogu seadused ja karistused ja kõik see, et nüüd sa pead olema kaine ja karistus on see, et nüüd sa pead käima psühhiaatri juures ja lubama, et sa oled kaine järgmised 2 aastat ja siis on hästi, siin me sind vangi ei pane ja siis on su elu ju lahendatud, nagu hästi on siis. Aga ma väidan, et väga sageli näiteks alkohol või mingid muud asjad ei ole ise probleem, vaid see on natuke kehvasti valitud lahendus mingile probleemile, mis on selle asja all. Problemaatiline ka see, et kainus on karistus. Jah. Et juba sealt nagu see mindset või see mõtteseadmine, et nüüd me karistame sind sellega, et sa oled kaine. Jah, ja võt siis ongi, et siis me ütleme, et võt juua ei tohi, võtame selle nagu jutumärkides lahenduse sult ära, probleemi keegi isegi ei küsi, miks sa jood või mis selle teema all on ja viskame su niimoodi üksi selle probleemiga nagu tegelema ja siis imestame, et huvitav, miks nad ikka tagasi kukuvad, on ju. Et jah, aga sa küsisid alguses seda, et mis veel näiteks lisaks alkoholile ja ma jäin mõtlema, et ütleme, diagnostilises mõttes, klassikalises mõttes nagu sõltuvushäireid, tavaliselt mõtleme nagu psühhoaktiivseid aineid, alkohol, nikotiin, narkootikumid. Ja samal ajal tegelikult on ju nii palju asju, millega me läheme liiale või mille osas meil tekib see mingi tung. Vahel see on, ma ei tea, toit, porno, trenn olla. Trenn, töö, hasartmängud, mis iganes. Et neid me, ütleme, meditsiini inimesed ei ütle, et need on sõltuvused, eks pornosõltuvus ei ole diagnoos, seal ei ole seda psühhoaktiivset ainet ja samal ajal mina näiteks psühholoogina, kui inimene tuleb emotsionaalse söömisega minu juurde, ma ikkagi nagu panen ta sinna sõltuvuse mudelisse, sest see mehhanism psühholoogiliselt on hästi-hästi sarnane. Kusjuures kui sa küsid, et mida see siis asendab või mida sellega kaetakse, siis ma saan aru, et hästi sageli on alkohol tegelikult üksinduse või ütleme, et on kaaslane. Isegi kui seda ei sõnastata sellisel moel, siis ta on üks vorm nagu üksinduse tõrjumiseks või üksindusega tegelemiseks või ta muutub kaaslaseks. Ja tegelikult on ta olnud jumal paraku tuhandeid aastaid inimestele erinevaid nagu selliseid lahendusi pakkunud. Ma pakun, et on inimesi, kellel ta täiesti uskumatult hästi aitab näiteks maandada ärevust. Ma ei ütle, et see on tervislik moodus, aga see on kättesaadav paljudele inimestele ja see paraku toimib. Nad saavad sellega mingit aega hakkama. Siin me praegu hetkel ei aruta seda, kas see on jätkusuutlik, aga sellel hetkel nad saavad selle lahenduse vähemalt lühiajaliselt hakkama. Ta võib olla lühiajaliselt ka näiteks uinuti. Jälle, kas see on pikaajaliselt toimiv ja mida see unemustega teeb pikaajaliselt, see on omaette teema, aga tõesti ta lühiajaliselt võib mingisuguse täitsa kättesaadava toime anda. Üldiselt peetakse alkoholi depressandiks, samas jälle nagu siin on juttu, et on hoogsaid pidusid selle najal küll ja küll peetud, vähemalt ühel õhtul või nagu lühiajaliselt on ta toimiv. Kindlasti on ta tegelikult ka emotsionaalne lõõgasti. Et ma arvan, et me kõik oleme näiteks mingid pikemad perioodi kaine olles, võtad klaasi veini ja siis järsku naerad niimoodi, et pisarad purskuvad silmist, on ju, et tühise asja peale. Et ta siiski nagu on tal paraku, ma ei taha öelda nagu rahvameditsiinis, aga ta on meile kättesaadav abivahend või selline self-medicating või enese abivahend paraku mitmel moel, jah. Ja mina ka näiteks, kui ma vaatan tagasi oma tarbimisharjumustele, et ühest
küljest nagu tuimestada mingit olukorda ja mina olen alati olnud see lihtsalt, miks ma ütlen, et mul on probleem, aga ma ei ütle, et ärge nüüd keegi tarbige ja kes suudab nagu mõistlikult seda ohjata, mina ei suuda. Kui mina võtan klaasi veini praegu siin teiega, eks ju, siis me siin, ma arvan, et me lõpetame kuskil siin Telliskivis hommikul kell 5 tekiilasid juues. Et ma olen, nagu mu sõber ütles, et ma olen see ralliauto, kui ma pidutsen, siis ma olen ralliauto jalgrattapiduritega. Mis on täiesti tõsi. Ühesõnaga, aga ka häid emotsioone. Et mul näiteks üks sõber eelmine aasta oli terve suvi Kaine, kes on ka käib lava peal ja esineb ja ma küsisin suve lõpus, kuidas nüüd oli, kas oli nagu mõnus, ta ütles, et nii raske oli festivalidel, et kõik inimesed tulevad pärast kontserti oma energiaga, oma emotsioonidega, et kui sa varem võtsid see paar klaasi veini ja tuimestasid ära, said nagu ta ütles ka pehme seal, siis nüüd sa tundsid kõiki neid emotsioone veel teravamalt ja teiste inimeste energiat. Ta ütles, et ta oli lõpuks nagu veel rohkem väsinud. Muidugi sa taastud kiiremini, seal on jälle teistmoodi. Et mina ka üks taipasin, et see ei ole ainult see, et oi, ma olen nii kurb või mul on nii raske, vaid vastupidi, neid häid emotsioone on nii palju. Ma ei oska maha tulla pärast suurt kontserti, kui on 9000 inimest ees, ma tulen lavalt maha, siis mõtled, ma lähen nüüd hotelli magama. No ei ole, aju aina ketrab sul edasi ja nii ma arvan, on ka meil sotsiaalsed, ma ei tea, sündmuste puhul, et sa lähed seltskonda, seal on ju nii palju energiat, nii palju inimeste emotsioone, et lihtsam on tõmmata see kuidagi see teravus natukene maha ja siis sa suudad nendega tegeleda. Hästi nõus, kusjuures seesama sa ütlesid, et näiteks ka kurbade või ükskõik missuguste tugevate emotsioonide ajel siis nagu alkoholi tarbida, siis jällegi tal on see mingisugune huvitav efekt, et sa tarbid selle alkoholi ära, okei, sellel õhtul see ei ole eluterve ja hommikul ka mitte, aga veidral moel sa tajud, et ahah, aga nüüd on see nagu tehtud. Või et nagu ta kusagil laagerdab mingisugused klotsid, paneb paika ja siis on see tehtud. Seda saab väga hästi teha ka kainena. Et ma nagu ei ütle, et see on ainuke moodus, aga see on üks moodus, kuidas tõesti alkohol võib olla üks moodus, kuidas oma asju lahterdada. Ja see on huvitav, ma olen arutanud paar aastat tagasi, kui see tuli minu jaoks hästi teemaks, et ma tundsin, ma ei taha enam, samas need mustrid on nii tugevad seal ja ei oska ka, pluss on see minu töökeskkond, näiteks suvel on ju kõik panevad pidu kogu aeg, tasuta alkohol kogu aeg. Juba olukord läks eelmine suve lõpus niimoodi, et kui teed mingid üritusi ja siis on catering firmad, siis inimesed juba teavad sind, üks kelner tuli minu, et mul on sulle juba Prosecco varuks olemas. Okei, ma ei tea, kas see on see maine, mida ma tahan. Igastahes, et ühesõnaga oli sellest nagu raske välja astuda alguses või ma nagu ei osanud ja siis ma hakkasin uurima ka, et mida teevad teised minu ümber. Kuidas te maandate ennast pärast suuri asju, pärast suuri kontserte on siis muusikud, lavastajad, ma ei tea, tehniline meeskond samamoodi ja tegelikult number 1 on see alkohol, sest pärast ka seda, kui sa oled teinud mingi suure asja koos, siis on vaja koos ka sellest maha tulla tegelikult, et loomulikult ei pea seda niimoodi, et sa kõik joovad ennast siruli seal, aga see on see, millega oled nagu harjunud koos, käid need emotsioonid läbi, natuke nagu teraapia seal pärast ja ikkagi alkohol on number 1, et mina otsin ka praegu viise, et kuidas teistmoodi. Ma olen katsutanud näiteks külma vett, kohe pärast kontserti läinud külma vee alla. Või siis jalutanud. Talvel ma mäletan, jalutasin bensiinijaama piimajärgi kell 12 öösel, sest sul ei tule kohe und ka. Et mingi alternatiiv peab olema, aga jah, paraku number 1 on ikkagi on see alkohol, sest mis öeldakse, et 1-2 klaasi juba ju see otsmiku sagara nagu tuimestab või lülitab välja. See on huvitav, tahaksin kogu selle mingi sõltuvuse mudeli ette lugeda, aga seda tegemata selles mudelis esimene samm, üks on see, et vaatame, mis need vallandajad on ja vahel see on mingid inimesed, keika, reede õhtu, mis iganes, ma ei tea, üksi kodus ja sealt see järgmine samm on, ma ise nimetan seda nagu oodatud kasuks. Ehk siis täpselt see, et me teame, et justkui on paha ja samal ajal meil on ju mingi põhjus, miks me seda teeme või võtame. Ja ehk siis me tegelikult, meil on üldiselt nende asjade suhtes mingid positiivseid uskumusi. Või täpselt see, ma olen siis parem suhtleja, ma olen siis julge, ma olen siis parem tantsija, ma laulan siis, ma ei tea, olen laval kuidagi vabam. Meil on, ma ei tea, et aga muidugi, kui mul ema tuleb külla, siis me teeme pokaali veini või võtame selle koogi, sellepärast, et see on sotsiaalne asi, see on meie asi. Me alati sööme koos. Või mingid sellised nagu uskumused ja mis ma kiirelt võib-olla viskan siia ikkagi juurde on see, et sõltuvuste puhul ja siin jälle on, et ma praegu nimetan seda sõltuvuse sõna ja siin ma mõtlen natuke ka mingid muid asju, sööki, pornot ja nii edasi, tuleb ka mängu klassikaline tingimine.
ehk siis võib-olla keegi on kuulnud Pavlovi koertest, mis sisuliselt on see, et Pavlov, see on see härra siis, kes avastas sellise süsteemi meie ajus, et tal olid koerad ja ta andis kindlal ajal neile alati süüa, mingil hetkel avastas, et väga huvitav. Koertel juba enne söögi andmist, võt sellel natukene enne seda kindlat kellaaega tatti tilgub, mis värk on. Ja ühesõnaga, pikk lugu lühidalt on see, et meie aju hakkab seostama omavahel täitsa neutraalseid stiimuleid, kui me neid kogu aeg koos talle nagu esitame. Ja võt siis juhtub see, et diivanikrõpsud, reedõhtu ja õlled, saun ja õlled, sõbranna ja pokaal, tulen koju söök või tulen koju Instagram. Ja see on ka üks asi, mis juhtub niimoodi, et me ei tee seda teadlikult, aga meie aju õpib mingeid asju seostama. Võib-olla naljakas näide, isiklik näide, mida ma vahel sellega armastan tuua, on see, et mis te arvate, kui mina lähen tühja kõhuga poodi, mis ma sealt osta tahan? Mille järgi isutab? Ainult on mõeldud, mille järgi mingisugust, ei tea. Ma tahaks porgandit. Päriselt. Ja päriselt, ja see on selline, kus see tuli, oli see, et väga sageli jõudsin koju kuskilt, kõht on tühi, hakkan midagi süüa tegema, tahaks midagi kiiresti ja kohe, ja ma võtsin kapist porgandit, sest see on siuke hea kiire asi, mida ma kohe sain süüa. Ja minu keha teab, tühi kõht porgand. Ehk siis väike näide, et see ei pea olema krõpsud ja kommid ja ma ei tea, pudel õlut, vaid meie see klassikaline tingimine, aju jaoks ei ole vahet, aga me kipume seostama neid asju. Võib-olla peale keikat tegelikult koos sotsiaalsete saaksite maha tulla ka teed juues või mingisugust, ma ei tea, mida muud tehes, aga me teame, see on Kuule, kas sa tuled kaasa tuga ja räägid seda poistele ka kõikidele tiimile? Et seal on see, nii paljud, point on see, et selle vahel me kipume mõtlema nende ütleme siis sõltuvuskäitumiste puhul, et see on selline hästi nagu lihtne, et ma lihtsalt käitun viisil ja vahel, et kuidas ma lihtsalt ei suuda lõpetada. Miks ta lihtsalt ei lõpeta käitumist? Ärgu lihtsalt joogu või ära lihtsalt suitseta. Aga seal on nii, ma ei hakka kogu seda sõltuvuse mudelit ette lugema, seal on nii palju väikseid tegureid, mis viivad meid lõpuks selle käitumiseni. Ma olen tegelikult sellega, see on armas see porgandi näide, et ma ise olen niimoodi ümber õpetanud oma aju selle hommikurituaaliga, et kui 10 aastat tagasi elasin Kalamajas, siis ma ärkasin ülesse, läksin, panin kohvivee, tegin päti kohvi, tõmbasin 2 suitsu kamina ees ja siis hakkasin tööle kohe. Et versus nüüd, kui ma ärkan üles, siis mu aju tahab venitada, ta tahab lugeda ja ma olen 5 aastat seda, see ei läinud küll 5 aastat selleks aega, aga nüüd viimast 5 aastat olen seda teinud ja ei tule mul kordagi hommikuti mõtet, et tahaks suitsu ette panna või kohvi esimese asjana. Et tegelikult me harjutame üle, lihtsalt see läheb aega on ja mingid keskkonna mingid triggerid võivad olla väga-väga tugevad ikkagi. Nii, mis põnevaid lugusid sinuga jagati, kui sa hakkasid küsima neid, et mis suhe on alkoholiga? No need oli, ma pakun, et ma rääkisin kokku mingisuguse 30 inimesega, ikka päris palju, et ma käisin nii kohal inimestega vestlemas, kui ka nad kirjutasid mulle päris palju. Mul oli ka kõikide lugude all siis nagu selline kirjavorm, et jaga oma lugu minuga ja seda inimesed tahtsid ka teha. Ja seal oli ka nagu lahe, et mitmed inimesed tunnistasid, et ma kusagilt pean algust tegema ja ma alustan sellest, et ma räägin sulle. Et need olid just naised, kes tundsid, et nüüd on nagu ikkagi jama käes, et igal õhtul 2 pudelit mulli on tiba palju ja kusagilt peab alustama, et nad on enda meelest korduvalt alustanud ja ikkagi kuidagi ikka selle lõpetanud, et ma ei saa aru, et kell 3 päeval käib mingi krõps ja siis ma olen kell 5 seal pagana oma kodupoes on ju oma lemmik Prosecco ees ja ta on juhuslikult ka täitsa soodushinnaga. Ja kuidas sa siis ei osta? Järelikult saatus. Saatus, täpselt, jah. Saatus ise ütles täpselt. Et jah, et seal on tõesti nagu hästi mitmeid lugusid olid just sellises ja see mõttes, et on nagu naised lahedad ja tublid, et tegelikult nemad olid need, kes rüselesid, kes said aru, et kusagil on nüüd on nagu piir käes, ma pean kokku võtma, ma pean püüdma, isegi kui see oli juba nagu 2 pudelit
mulli nagu iga õhtu, siis nad püüdsid. Ja huvitavam oli see, et mehed olid palju lihtsamad, lasid lõdvaks. Et ikka juba nagu hommikul viin, noh, et see oli nagu mehe jaoks nagu liiga palju. Just, et noh, nagu tärkad üles ja kell 9 nagu lonksata laua pealt viina, et siis ma sain aru, et asi on nagu halvasti. Et see on ja huvitav, et kusjuures ma pakun, et seal on tegelikult taustal on see sotsiaalset stigma küsimus, et naistel see õnneks isegi, praegu ma ütleks, et õnneks on see stigma palju kõrgemal või see lävi on palju kõrgemal, et nad tegelikult võitlevad ja saavad aru, et on jama ja tegelikult tänu sellele ma arvan, et ka õnnestuvad palju paremini. Ja meestel on seda, kuna see stigmat ei ole, meestel pole ka, naistel on keeruline ka muuseas abi otsida, hästi tüüpiliselt käib läbi. Perearstil ei julge rääkida, tegelikult ei julge üldse kellegile rääkida. Tavaliselt mees teab, on ju, isegi tavaliselt mehega koos juuakse, et see üsna sageli on, just naiste puhul on hästi iseloomulik see, et see algab koos mehega, et on selline mõnus ühine tegevus, et noh, vaatame koos telekat, mingit filmi, võtame veini ka, et see hästi sageli algab naiste puhul on just selline koos tegevus koos mehega ja meestel huvitaval moel läheb hästi sageli käest ära, kui nad üksi jäävad. Isegi kui see on kehv suhe, isegi kui nad ütlevad, et see oli nii õudne, see ei sobinud, siis meeste puhul jah, see üksi jäämine on see, mis nagu laseb kõik pidurid käest ära, ja nad lähevad palju kiiremini või noh, nagu palju kergemini jah, tõesti. Ja samas on ka nendel abi otsida kergem, pole mingit tõrget perearstile rääkida, noh, kellele iganes. Ja samas abi otsida, nagu sa täpselt ütlesid, et nad otsivad ka abi natukene vahel nagu kehvemas seisus olles, et nende jaoks arusaam, et pekkis on, tuleb nagu hiljem ja siis, kui nad mulle sinna jõuavad, siis ma mõtlen, kurat küll, kus noh, et nüüd me hakkame nagu nii hullult peab nagu vaeva nägema, et võib-olla siis, kui sa veel võtsid nagu noh, nendel õhtutel seal 2 õlut, siis oleks olnud nii palju lihtsam seda pidurit panna, aga nüüd me hakkame nagu nii hullult sind nagu ümber treenima. Maha võtma, et nüüd siis on nagu hoopis teised skeemid, jah. Mina sain aru, see oli hea, et siis kui ma hakkasin hommikuti viina jooma. Mina sain eelmine august aru, et asjad on ikkagi lähevad üle kätte, kui ma hakkasin siis jooma, kui mul olid lapsed ka kodus, sest võt see oli miski, mida ma ei olnud varem ja ma ei räägi siin jooma, eks ju, tequila shotte, vaid ja täpselt see, et sa võtsid selle veiniklaasi ja mõnus suvi ja siin teeme süüa koos aga varasemalt ma ei ole tegelikult kunagi olnud see, et ma olen üksi kodus ja nüüd on vaja veini juua, vaid pigem alati, et seltskond, pidu, nii kontsert, pärast seda läheme edasi ja kogu aeg on olnud pigem see selline sotsiaalne tegevus, aga siis ma küll sain aru, et kui ma juba voltisin endale koju veini, sest ma tegin ju õhtusööki lastele ja mul ei olnud veini ja siis me olime seal ja siis ma jõin niimoodi vaikselt, et siis ma sain aru, et oota, aga see ei ole üldse mina, ma ei tee ju, et ma saan aru sellest või noh, et me lähme sõpradega välja või on mingi üritus, aga siis ma sain aru, et on juba minu küsimus nüüd siit teile, kuidas saada aru, et sul on probleem? Mis see maht on või mis see kas viinapits hommikul on päris suur probleem juba? 2 pudelit Prosecco't õhtul. Ma ei tea, mis sa arvad? Mul on sellele vastus, mul on oma vastus, aga mul on natuke selline ilmselt kliiniline vastus. Mina olen selles mõttes nagu liberaalne, et ma annaksin selle nagu iga ühe enda tunnetada, et kus see sinu jaoks see piir on. Ja ma arvan, et see temperatuur ongi väga erinevatel inimestel väga erinevates kohtades, et tihti näiteks see paaridel on üsna sarnane, et nad on tegelikult, ja kui näiteks satub kokku paar, kus need temperatuurid on erinevad, näiteks sõltuvad ükskõik, see võib olla naine, kes joob rohkem ja mees, kes vähem või vastupidi, mees rohkem, naine vähem. Kui need temperatuurid on erinevad, siis need paarid sageli ka ei püsi tükka liiga pikalt koos, et see võib olla täiesti nagu põhjus, miks lahku minnakse. Et ma siin nagu seda mingit väga tugevat piiri selles mõttes ei tõmbaks, et ma arvan, et see on inimese väga, väga sisetunde küsimus ja see temperatuur võib ka elu jooksul muutuda, aga siin tasub kogu aeg mõelda seda, et ennast korrale kutsuda, et kuule, see tekitab resistentsust, et sul tegelikult tolerants tõuseb, et sa talud rohkem, sa saad rohkem juua, et see, et kui sul on nagu okei juua ära pudel veini ja aga mul ei ole ju pohmelli, mul ei ole mitte midagi, siis see on märk sellest, et sul on tolerants tõusnud, mitte sellest, et pudel veini on okei. Ja see on väga hea point. Minul ka enam ei olnud üks hetk suvel, ma sain aru, et mul ei ole pohmakaid. Ma olen täiesti ma teen kõik tööasjad ära, et see on minust eriti ohtlik veel, et sa saad aru, et sa oled nagu super toimiv, nagu hüpertoimiv selle kõige juures ka veel, on ju.
ja see on üks, kui me nüüd lähme sinna diagnostilisse maailma, siis tegelikult, kui me sõltuvusest räägime, siis seal on teatud kriteeriumid ja see tolerantsi teke on üks nendest, et kui sul need kogused suurenevad ja näiteks, et kui see kogus, mida sina tarbid, oleks mõnele teisele inimesele selline tuumapohmell või mürgistus tekitav, siis see on ka nagu, pigem võiks olla nagu mures. Aga võib-olla laiemalt see minu enda jaoks vähemalt, et kui sa niimoodi küsisid, et kust saad aru, et on probleem, siis jälle ma tsiteeriks seda, et häire on see, mis häirib. Et kui see hakkab ikkagi nagu, kui see tekitab mingid kahjusid. Et kui me päris sõltuvusest räägime, siis seal on üks selline väga tugev märksõna, on see tungitunne. Et tekib see tung tarvitada, ükskõik mis see siis on. See on spetsiifiline see, et mul on vaja, ma pean voltima, mul praegu kodus ei ole, aga mul on nii vaja. Ja võt siis on näiteks see tolerantsi teke, siis see, et see tarvitamise, puudub kontroll, et ma ei suuda seda lõpetada, aga siis, kui võib-olla peaks ja oleks mõistlik ja ma ei suuda neid kogusid enam piirata, mõtlen küll, et tein ühe pokaali, tegelikult siis läheb kogu pudel, on ju, ka ajalises mõttes, et mõtlen küll, et luban küll kaaslasele, et tulen 12 koju, tegelikult jõuan hommikul kell 4, on ju. Ja see näiteks see, et see tarvitamine hakkab või selle tarvitamisega seotud asjad hakkavad üle võtma nagu elu. Et vahel inimesed üldse ei teadvusta, kui palju, üks asi on see hetk, kui sa jood ja neelad näiteks või ma ei tea, süstid või suitsetad, aga selle ümber on nii palju muid asju. Need üritused, seltskonnad, ma käin poes, ostan, hangin, diilerid ja nii edasi. Mul seostub üks lugu, see oli vanglas, kui rääkisin ühe inimesega, kes oli vahistatu narkokuriteo tõttu ja ta oli olnud kokaiini sõltuvuses üsna pikka aega ja vanglas siis sai kaineks esimest korda, ma ikkagi julgen öelda esimest korda üle aastate. Ja ükskord rääkisime ja ta ütles, et issand kui huvitav, ta oli selleks hetkeks olnud vanglas, ma arvan, mingi 4-5 kuud, midagi taolist. Ütles, et saad aru, et rääkisin just ühe sõbraga, et ta oli helistamispäev ja täitsa peks, et ma räägin temaga iga nädal, sõber siis oli väljas ja ma saan aru, et mingi 4 kuud nagu me räägime täpselt sama juttu. Et kõik see, mida ta mulle räägib, ta teeb samu asju samade inimestega, kõik käib selle koka ümber, mitte midagi ta elus ei muutu. Ja ma saan aru, et tegelikult see jutt on olnud sama juba viimased mingi 4 aastat ja mitte midagi ei muutu. Ja need inimesed ei saa aru sellest ise, et kuidas see üle võtab selle elu, et sa nagu mandud ära sinna ja sul lõpuks järjest rohkem oled kodus, järjest vähemate inimestega, sul on ainult need mingid tarvitamisega, need tarvitamissõbrad, hobidega enam ei tegele, mingid muud suhted kuidagi kaavad, et see võtab nagu elu üle. Saaksid ütlema? Ja mul on hea lugu, üks noor naine, 30 miinus, et ikka noor, rääkis, kusjuures mina sisetunde järgi ütleks, et tema on ohtlikul teel küll juba, aga see, et juba nii noorelt. Ja siis ta rääkis, et ma mingi hetk sain aru, et mu elu hakkab dikteerima see, et ma olen funktsioneeriv, aga ma pean jõudma kella 5 koju, et siis ma saan hakata jooma enda kogust, et olla hommikuks kaine. Ja siis nagu kõik see arvutus, et ma ei saa sõpradega või kui ma saan sõpradega kokku, siis ma saan nagu, ma pean ikkagi seda oma jooki, veini saama juua, et kui ma lähen nagu õhtul välja, siis mul peab olema kodus valves see enda kogus varutud, et kui ma tulen koju, siis ma ikkagi selle enda koguse, sest see oli huvitav, et see enda kogus käis hästi paljudel, kellel see mis siis iganes on see 2 klaasi veini, on see pudel, on see kellel 2 pudel, aga see enda koguse ma pean nagu või peab siis nagu õhtu jooksul ära jooma, et see oli nagu hästi huvitav ja see ka, et tal on see alati varus, et ta teab, et ükskõik mis, ta võib praegu näiteks, ta ütles ka, et näiteks on sõpru, kes arvad, et ta on täiesti kaine, et ta ongi nagu ei tarvita üldse mitte midagi. Aga tegelikult on see, et ta läheb koju ja siis tarvitab selle oma selle normkoguse ära ja siis sealhulgas siis ka see, et see hommikul, et autoinimene, et tal on vaja rooli minna ja siis kogu aeg see arvestus ka, et ma pean hakkama selleks piisavalt vara jooma, et see saaks kerest välja või siis, kui näiteks selgub, et hommikul see on ikkagi alkomeeter näitab, et see on keres, siis ja siis nagu kogu elu käib
käib selle ümber, et kuidas õhtul hakata jooma ja kuidas hommikul siis mis konditsioonis olla. See muutub prioriteetseks ja noh, pluss veel need võõrutuse teemad ka, et selgelt ikkagi tasuks olla murelik, kui me hakkame rääkima nendest võõrutusseisunditest ja seda, et see mõjutab kuidagi, kahjustab tervist või see, et ma pean hommikul peale võtma ja noh, mingid sellised nagu asjad. Sest ka, ja seal on ka psühhoaktiivsete ainete puhul on üks asi on sõltuvus ja tegelikult ka kuritarvitamine on täitsa diagnostiline asi. Ja seal on need märksõnad ongi seal, et kui see tarvitamine kahjustab tervist, on see siis vaimselt või füüsilist. Siis me tegelikult räägime kuritarvitamisest juba. Nii põnev. Nii palju tahaks lisada, et mina ka sain aru, et ma tegin eelmine suvi natukene seda, et ma läksin just kontserdiga seoses, ma läksin soundchecki, ma hakkasin veini jooma, see oma kogus teatud nagu pudel veini seal selle aja jooksul, et siis vahepeal jooks hotelli, et magada nii-öelda kaineks, et siis laivi jõuda kontserdi hetkele, kus sa võtad selle pool klaasi veini ja lähed lavale. Nagu selline nagu mingi ajastamine. Mingi süsteemi. Ikkagi ma olen süsteemi inimene, ei ole nii, et aga tõesti, et sa ei ole nagu purjus laval, aga sul on niisugune mõnus olla, on ju. Et võt see oli ka, ma sain aru, aga sisimas ma juba sain aru, et see on väga hirmus, mida ma tegelikult teen. Ja teine asi, issand, mis sa just, midagi tahtsin veel siin peegeldada. Hullult aitaksin. Hullult aitaks, aga sa ei tea veel. Sa nii hästi mind ei tunne, et sa teaks, mida ma mõtlen. Okei, teate, ma siit, ennem kui me võtame mõned küsimused, mis meile ka Instagramis ette küsiti, siis Heidit, mis praegune olukord on Eestis? Kas meil on halvasti, väga halvasti, hästi alkoholi tarbimisega? No minu jaoks on nagu see keeruline, et see meie riiklik poliitika on nulltolerants ja see sama, et ohutut alkoholikogust ei ole, mille tulemus on see, et inimesed ei kuule seda üldse. Et kõik saavad ju aru, et me tegelikult tarvitame alkoholi ja siis on seal kusagil see riik, mis räägib mingisugust bla 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 oma juttu, ma ei kuule seda niikuinii. Et mul on nagu kurb sellest, et seal on nagu see normaalsus nagu kuidagi nagu käest ära läinud. Ma ei taha öelda, et normaalne alkoholi tarvitada, aga kuna me oleme selles kultuuris, elame ja oleme, siis see paraku on normaalsus ja sellega tuleks aktsepteerida ja sealt pinnalt siis nagu edasi vaadata. Teine teema, mis mulle nagu üldse ei meeldi, on see aktsiisi teema ja selle aktsiisiga mängimine ja minu meelest, kui siin üldse mängida, nüüd ma ütlen midagi, mida ma tean juba ette, on väga ebapopulaarne, aga ma suhtlen nagu päris hästi nagu enda lastega ja laste sõpradega ja noortega üldiselt ja kui öeldakse, et noored ei tarvita alkoholi, siis see on täielik jama, tarvitavad absoluutselt ja hoolega tarvitavad. Ja mulle ei meeldi see, et nende jaoks on kõige odavam variant laudur või noh, siis lauaviin, eks ole, et põhimõtteliselt viin, kallis alkohol on kõige odavam variant, et kui sa tahad seda oma laksu saada, et siis kange alkohol on kõige... Siis kange alkohol, just, jah. Et ma isegi saan aru, miks Saksamaal ja Prantsusmaal see 16 ja õlu on nagu okei, et sealt see nagu see piir läheb. Ma saan aru, et Eestis on seda kella võimatu tagasi keerata, aga kui ma nagu nende enda noori vaatan või ükskõik missuguseid noori, siis ma tean, et sa sellest oma õllest ei jõua iial juua ennast nii täis, kui sa sellest pudelist viinast suudad juua. Jah, huvitavad sellised, huvitava arutelu saaks tekitada, kus ilmselt ja lõpuni mingit ühte tõde on ilmselt väga-väga raske välja selgitada kahjuks, on ju, et me ei suuda ju tulevikku ennustada keegi. Et iseenesest, ma saan aru, ja siin nüüd korrigeeri mind, on ju, kui vaja, et iseenesest ju, jah, ma olen nõus, et selline väga mustvalge suhtumine, see on väga lihtne tagasi kukkuda, et sama, et ma ei tea, võtame söögiga, on ju, et mida rohkem mul on seda, et ma pean hoidma dieeti ja ma ei tohi süüa ja ma ei tohi võtta ja ma pean ikkagi ainult, ma ei tea, 1000 kalorit päevas ja võt neid asju ei tohi ja siis seda lihtsam on sealt maha kukkuda ja tekivad mingid söömishood ja näiteks toiduga me ju tahaksime seda, et inimene ideaalis jõuaks sinna, et jah, ma võin, aga kas ma tahan? Et ma saan aru, et ma olen täiskasvanud inimene, toidupoed, meil täna toitu on, ka krõpsu ja šokolaad ja kõike on, ma võin, see on justkui valik
ja ma saan ise valida, kas ma teen selle valiku, et ideaalis ma saan aru, et sinu mõte on see, et alkoholiga me võiksime jõuda sinna samasse, et see ei ole nii mustvalge, et jah, see on valik, aga et meil tekiks enda see taju, et kas ma päriselt tahan seda või mitte. Just, nii seda kui ka seda, et ma küsisin ka paljude inimeste käest, aga mis siis umbes kõikide käest, mis see alternatiiv oleks, et mis siis sinu, eriti need, kellel on nagu tõsine probleem juba, et kuule, mis see alternatiiv sinu meelest oleks? Ja siis paljud ütlesid, et teater, kontsert, väljaminek ja siis sõbrad, sotsiaalsed suhted ja siis sealt lõi mul nagu pilte ette, ma olen elanud mingit perioodi nii Rootsis kui Taanis. Rootsi, mis sellel perioodil oli see nulltolerantsi maa, nagu 0-0, nagu nii 0, kui üldse olla saab, süsteempulaageti värk, et mingisugusest, sa saad ainult kindlatel kellaaegadel, ainult mingi vanus inimesi saavad osta, seal pluss veel see häbimoment, et kui sa lähed süsteempulaagetesse ostma, mida on linna keskel ainult üks, siis kõik näevad, et sa ostad ja sealt sa juba ei julge ju jumala eest osta rohkem kui ühe, võib-olla 2 pudelit veini või ma ei tea, mida iganes, aga seda on näha. Ja siis teiselt poolt Taani, mis pigem oleks minu meelest selline nagu suhtumiselt Taani või ütleme Prantsuse kultuuri poole ja siis nende kahe riigi selline ütleme väikelinnad näiteks kevadõhtul, kus ühes on inimesed saavad kokku, tšau ja istu siia ja siis on veiniklaasid ees, räägitakse juttu, minnakse kinno, kontserdile, käib mõnus sumine, siis on see Rootsi väikelinn, mis on pime, must, ühtegi täna, isegi kohta ei ole, kus istuda, on ju, et neid lihtsalt ei ole mõtet teha mingit kohvikut, sest et need kõik on nii kallis, et keegi ei tule niikuinii välja. Pigem juuakse üksi kodus, on ju, et see sama see, et mis oleks alternatiiv, siis on täpselt need sotsiaalsed suhted, sõbrad, teater, kontsert, kino ja seal juures siis ma ei näe mingisugust probleemi, et sinna juurde kuuluks ka klaas või 2 veini. Jah, ma olen mõelnud palju selle peale, et mulle tundub, et üleüldse me võiksime elus, mulle tundub küsida rohkem miks küsimusi iseendalt ja alkoholiga seal hulgas, et miks ma tegelikult seda tahan teha ja miks ma seda pokaali praegu võtan või miks ma selle džintooniku täpselt endale valan ja mulle tundub, et meil on lihtsalt nii palju neid uskumusi. Sama see oodatud kasu, et aga kui palju ma olen väga lähedalt kuulnud seda, et aga ainult džintoonikuga meil on nagu päris vestlused. Või aga ma ju ei jaksa muidu nii pikalt olla ja kui ma siis küsin, et okei, kas on vaja, no jaa, aga need on väga lahedad õhtud ikkagi või et meil on kuidagi neid seda ootusi nii palju, et aga ilma selleta ju ei saa või ongi, et kui meil on see sumin seal kohvikud ja me lähme välja ja et kui me võtame alkoholi mängust välja, siis kuidagi midagi nagu juhtub või läheb katki või need suhted ei ole need või see ei ole nii lõpus või ma ei naudi seda kõik nii palju või kuidagi kuidas sellest saada? Minu enda jaoks oli ka nagu hästi oluline seesama punkt, et jõuda arusaama, et ma tegelikult ei viitsi enam alkoholi tarvitada, aga mis ma siis seda nagu tarvitan ja siis saad nagu kaardistada enda jaoks, et aga mis need olukorrad on, mis mind panevad tarvitama, mis on pigem nagu õppetund või mõte nagu ka teistele, et mis on see trigger sinu jaoks, et sul on see nagu keika on ju või keikajärgne ja ma siiralt ei kujuta ette, kuidas näitlejad või artistid suudavad maha tulla sellest. Mina ei suuda, ma ei kujuta ette, kuidas näitlejad suudavad, sest nemad teevad ju veel tihedamini ja iga õhtu intensiivsemalt ja sa lähed veel teise rolli ja väga, see peab olema minu arust vaimselt väga tugev ja teadlik ja tohutult hea enesejuht. Ma lihtsalt viskan õhku, kui tohib. Aga äkki, what if, on see, et see tundub kõik nii utoopiline just sellepärast, et meile sisendatakse, et alkohol on see vahend, aga võib-olla, kui meile õpetatakse midagi muud, kui meil näiteks seal lavakas õpetatakse, ja ma ei taha lavakale kuidagi, võib-olla nad õpetavad ja tegelevad sellega, ma ei tea, või kus iganes mujal. Et kui õpetatakse, et need on need viisid veel, kuidas sa saad maha tulla ja kui meid sotsialiseeritaks rohkem mingite alternatiivide poole ka, äkki siis tegelikult see ei oleks nii ulme, nagu meile täna tundub. No jaa, kusjuures ma hakkasin sellest, et mis need minu jaoks need triggerid siis on või et mis need käivitavad faktorid on ja siis ja ma arusaamine, et kui ma ütlesin, et mingisugune hetk võis olla nagu kontsentreeritud selline, et ma saan kiiremini oma asjad tehtud, siis ma praeguses elus saan aru, et minu põhiline käivitaja on mingi stress.
et mingisugune stressiratas läheb käima, selline orav rattas on ju, mis muudkui aga läheb kiiremaks ja kiiremaks ja kiiremaks. Aga kuidas seda nagu maha võtta, et kuidas saada nagu selle ratta pealt maha ja kuidas seda hoogu nagu ilma alkoholita pidurdada, oli minu jaoks see nagu tööülesanne. Ja siis ma hakkasin tegelikult nagu iseennast kuulama, et nii, okei, aga ma tegelikult olen väsinud ja ma tahaksin praegu alkoholiga väsimust maha suruda, aga mis siis selle alternatiiv oleks? No aga kui ma läheksin tegelikult praegu diivani peale, võtan teki nagu üle ja siis näiteks kas tukastan või loen raamatut pool tundi. Midagi ei juhtu, ainult pool tundi. See on tegelikult lühikene aeg, et tundub, et aga mul ei ole seda pool tundi. Ei, ma pean jooksma juba. Aga tegelikult mul on see pool tundi, kui ma mõtlema hakkan. Et minu jaoks, see kõlab täiesti nagu idioodi jutt, aga minu jaoks oli tohutult oluline näiteks stressi maandamisel enda päevatükkideks jagamine ja sellest nendesse mahatuleku hetkede või ka tunni mahutamine. Tundub nagu, et mingi idioot räägib, et see tundub nagu nii loogiline. Vastupidi just see, et täpselt seda ma mõtlengi, et me ei küsi endalt neid küsimusi ja me lähme nii nagu automaatselt kaasa mingite asjadega, mida meil on nagu söödetud ja sisestatud ja millega me oleme harjunud ja mida me oleme näinud ja ilma, et me küsiksime seda, et miks ma teen või kuidas või ongi, mis eesmärki see asi mul nagu täidab ja et kas see on päriselt ainus viis, kuidas seda leevendada ja võib-olla me avastame, et tegelikult ei ole. Võib-olla on harjumuspärane lihtsalt, et kõik, millega me oleme harjunud, ei tähenda, et on hea, et minul sama asi tegelikult, et ma töötasin ja siis juba selle maal, et ei oska ennast välja lülitada ja see alkohol on nii lihtne. Nii siis kiirteed, panid õhtu otsa umbes pidu, nüüd on see tehtud ja siis hakkasid uuesti töötama, aga tegelikult pikas perspektiivis üldse ei puhanud, et ma saan aru ka, et näiteks minu see, et ma jõuaks nüüd näiteks sellel suvel sinna hetkesse, siis ma pean juba praegu teadlikult puhkama, et ma ei lasegi ennast sinna ääre peale, kus ma ei leia enam mingit muud lahendust. Et see on lihtsalt aju ei suuda enam võtta. Ja teine asi, ma mõtlesin, mis oli minu see oli ka, et mulle tundus, see on nüüd jälle mõtteviisi küsimus, et mulle tundus, et aga see on ikkagi nagu äge, et ma olen nii äge, kui ma tarbin alkoholi ja siis, kui ma vaatan neid biojärgseid pilte või videosid, siis see on nii huvitav, kuidas me nagu enda arvast muutume järjest ägedamaks ja ilusamaks, tegelikult ei muutu, on ju. Aga seal oli mingi seos sellepärast, et ma arvan, et kust need seosed on jälle tulnud, et mina hakkasin hästi palju seda küsima, et aga miks ma arvan, et kui ma joon, et siis ma olen ägedam, kui ma olen kainena. Ja siis ma sain aru, et aga ma alustasin nii varakult, minul olid kogu aeg ümber küll vanemad muusikud, üliõpilased, ma tahtsin kuuluda sinna seltskonda, nemad olid kõik väga ägedad ju, nemad ju jõid ja siis ma tahtsin kogu aeg samastuda ja siis see jäigi külge, aga siis, kui sa võtad ja võtad korralikult, et see ongi nagu äge. Ma tahaks hullult visata siia õhku selle küsimuse, mis me sinuga kuskil meil käis läbi see, et mulle tundub, et vähemalt kui ma mõtlen enda lähiringkonna peale ka, et alkohol on palju selline sotsiaalne asi, et kus see tuleb, korraks katsusin sind vabandust, et näiteks, et okei, üksi ei joo ja see alkohol tuleb alati, see, et me saame sõpradega kokku, muidugi võtame pokaali või muidugi võtame džintooniku, sest nagu mida muud me teeme. Ja mulle tundub, et eriti täiskasvanu elus on selline, et kas me sööme või me joome. Mis teeme siis? Mida sina teed? Sõpradega teed? Me kusjuures arutasime seda üks päev, et mina käin näiteks mootorrattaga sõitmas, mõtlesin, aga ega ma seal ju ei suhtle nendega. Me kõik sõidame. Kõik ei taha jah, et trenni. Aga et kui ma näiteks tulen Tallinnasse, et mõtlen, et saame kokku, lähme sööma. Või lähme jooma, lähme teeme pokaalid või siis meile tuleb grupp sõpru. Küll ikka on see, et kes džinni võtab, kes tooniku võtab. Jumala hea küsimus. Mul oli neile just sain heade sõpradega kokku ja loomulikult läks seal mulistamiseks, on ju, et kõik tõid oma mullid kaasa ja mina siis ei toonud midagi. Et istusin nagu siis ilma millegita, ja mulle nagu sobis see, et teised sumisesid nagu pildi täis nii-öelda, eetri täis, et siis oli nagu see funktsioon nagu täidetud, et ega ma ei oskagi öelda. Ja samas ka nüüd talvel olime siis suusatamas, on kirglik slaalomisõitja ja siis on ka samas, sa lähed sõpradega suusatama, siis on ka nagu normaalne, et pärast mäelt tulekut loomulikult mingid Jäägermeister. Isegi, me oleme veinisõbrad, on ju, et võtame veini, on ju. Aga kuidas ma ütlen, et tead, ma olen nii sooda väsinud, et ma lähen lihtsalt tukastan. Aga nüüd sel aastal tuli see ära teha. Ja tegelikult inimesed
harjud, ma ütlen, mina ei ole kordagi tundnud seda survet, et ma pean jooma, aga seda ei ole jah, aga seda on küll näiteks, kui ma ütlesin, et ühes seltskonnas, et jah, et ma proovin, et see suvi ka, või tähendab, ma proovin esimest korda, siis see suvi, et ma üldse ei tarbi alkoholi, siis küll üks tuttav ütles, et oot, aga siis näiteks see festival ei ole üldse ju see, kui sina pidu ei pane. Ja ta ei mõtelnud üldse seda nagu halvasti, aga siis ma saan aru, et vaata, et me ka teiste süsteemis mängime ju mingit rolli, et mina olen alati see olnud, et wow, kõikidele tequila shotid, lähme, et nad on harjunud sinuga selles rollis, et sa pead ise... Ja neile see ju meeldib just, kui nemad ei ole veel seal, et nad tahavad kained olla. Ja sa pead ise ka võtma selle, et see on, ma kindlasti usun, et see on mingis mõttes ebamugav või see on teistmoodi, aga kui sa arvestadki, et noh, et tegelikult et sa ei olegi samas rollis võib-olla enam, on ju. Või siis nagu ma ühel peol tegin lihtsalt tekiilasid välja, aga ise ei joonud. ma olen pannud muuseas tähele, et see üks trikk on see, et ei ütle, et ma ei tarvita alkoholi, siis keegi ei saa aru. Ja siis hiljuti oli mingisugune pidu, tantsisin ilgelt hoogsalt ja siis mingi kell 2 ütlesin, et ma olen autoga. Mis juhtus? Siis järsku kell 2 jõudis pärale, on ju, aga siis kõik olid juba endal silmas ühtpidi ja teistpidi käivad, on ju, ja siis oli nagu tohutu reetmine. Ja see on jah. Ma olen ka nüüd paar korda käinud ikkagi kainena peol ja see on tegelikult mega tore on seda jälgida, aga mina sain aru, et ma pean minema puhanuna peole, vaat see on ka see, et sa ei saa minna pärast pikka tööpäeva siin 8 tundi salvestada. Ma õpitan enne uinaku. Jah, et ma nüüd lähen peole, viitsin hästi sotsiaalne, et see ongi minu jaoks, mida alkohol tegi, et ta tõmbas käima, ta nagu tõmbas selle väsimuse ära, aga nüüd täitsa väsinust peast ei saa minna. Kui sa tahad pidu nautida kaine peaga, siis minna värskena kindlasti on ju. Mis on jälle, mulle tundub, et me kohati ei teadvusta endale, et see annab energiat. Ta võtab sinu tagavara patareidest seda, ta ei anna sulle maagiliselt mitte midagi, sa võtad räigelt lõivu järgnevate päevade arvelt lihtsalt. Nii. Kuulge, meil on veel 10 minutit, kas võtame mõned küsimused ka, mis ette küsiti? Mulle meeldib see küsimus. Kas on võimalik elada kainena? Jaa. Nii lahe siuke küsimus tekib üldse. Või selle nagu... meie vastus on, et jah, on küll. Ja mina pean ütlema, et mina praegu naudin küll seda sajaga, sest mul on palju vähem ärevust, mul on palju rohkem aega ja kui ma tahan, ma võin ikka peole minna. Ja öösel kainena autoga koju sõita, see on ka väga tore. See on nagu tohutu aja tegelikult, et ma võin tõesti ükskõik mis kell autoga tagasi tulla. Ja mul on see vabadus öösel näiteks teisele peole minna. Ja mul on isegi niimoodi, et ma käisin vahepeal, et vaatasin, et see pidu läheb nagu käest ära, et on igav, et ma olen käinud vahepeal poes. Käisin Prismas, mis on ööpäev läbi lahti. Siis nagu, et okei, piima leiba saia ikka on vaja, et järsku läheb paremaks pidu, siis tulin tagasi. Kas läks paremaks? Läks, jah. Jaa, et mulle meeldib ka see, et see mingi heas mõttes nagu kontroll või et sa saad ise otsustada pluss need järgmised hommikud. Praegu ma ikkagi ei vahetaks midagi selle vastu, et isegi kui oled vähem maganud või on tõesti näiteks keika õhtu olnud, siis seal on suur vahe, kas sa oled nagu väsinud sellest, et sa pole piisavalt unetunde saanud või on seal veel nagu siis füüsiline pohmakas ka juures. Miks ei suudeta öelda ei? Ja see on hea küsimus. Ma arvan, et üks asi on harjumus, mida sa korduvalt tõid välja, et me oleme harjunud mingites situatsioonides niimoodi käituma, aga ma pakun, et seal on ikkagi ka mingisugune iseenda psühholoogiline sõlm. Et sa oled mingis iseenda sõlmes ja see on mingisugune iseenda tuimestamine näiteks või mingisugune tegelikult sa sellega kaotad natuke kontakti ka iseendaga, aga see on ka võib-olla turvaline olla iseendast nagu eemal, et ma arvan, et selles on mingi roll sellisel asjal. No vot siin ma on jälle, et mul on see igavene detailne nagu mudel, miks see niimoodi jätkub. See on nii põnev nüüd juba, sa mitmendat korda mainid. Selle kogu point on see, et seal on nagu palju väikseid detaile. Üks on see, et meil on mingid vallandajad, on see siis mingid inimesed, mingid kohad, mingisugused olukorrad, mingid tunded, igavus, üksildus, ärevus ja nii edasi. See on see, et on mingi oodatud kasu, ehk siis ma ootan, et see teeb minuga midagi. Lõõgastab, annab energiat, näiteks toiduga sageli, ma olen väsinud, toit annab mulle energiat, on ju. Siis seal on automaatmõtted, siis tuleb see tungi osa ja üks näiteks võib-olla, kuhu ma korraks isegi läheks pikemalt, mis sõltuvuste puhul on selline hästi oluline jupike, on selline asi nagu lubavad veendumused. Ehk siis need on need asjad, mida me endale ütleme, mis annavad justkui loa seda teha. Ehk siis üldiselt
nende asjadega on ikkagi see, et me kuskil meie kuklas on see, et me teame, et ei tohiks. Me kuskil teame, et tegelikult alkohol ei ole mõistlik või suitsetada tegelikult ma ei tohiks või tegelikult ma ei tohiks seda kooki võtta, sest ma tean, et siis ma saan söömishoo või ma ei tohiks tegelikult sinna kasiinosse minna. Me tegelikult teame, et see ei ole hea. Ja siis seal peas on see, et okei, ma tean, et ma ei tohiks, aga samas ja võt see, mis seal tuleb. Samas, ma võin ju homsest ka kaineks jääda. Aga samas kõik ju joovad. Aga samas ega mingi alkohoolikal, ega ma hommikuti viina ei joo, on ju. Aga samas, mu tervis on suht korras ju. Aga samas ma ei kaalu mingi 150 kilo, on ju. Aga samas teised ka ju ootavad, et ma tekiilat teeksin. Aga samas keikad käivadki ju niimoodi. No võt kõik see. Et samas ma ju selle pokaali tegin, suva. Või samas ma ju olengi juba nii põhjas, et mida mul enam kaotada on. Võt kõik need me lubame endale sellega nagu midagi. Jälle, et kui juba see lülitub ka sinna sisse, siis seda raskem on öelda. Aga kuidas seda välja lülitada? Nii, nüüd ma tahaks öelda, et meil on vaja lubavate veendumuste asemele kontrollveendumusi. Ehk siis, kui lubavad veendumused on need asjad, mis annavad meile loa, siis kontrollveendumused on need asjad, mis annavad meile kontrolli tagasi. Ehk siis kohti, mida me saame seal muuta, on hästi-hästi palju, aga kui korraks sinna jääda, siis kontrollveendumused on need meeletuletused endale, miks see muutus mulle on tähtis. Vahel näiteks, mis ka juhtub, on see, et inimesed mõtlevad, et nii, ma tean, et ma ei tohiks juua. Ja nüüd ma enam ei joo. Ja siis esiteks juhtub see asi, et puudub igasugune plaan, mida siis selle asemel teha. Ja siis on nii, et nüüd ma tänasest enam ei joo. Ja siis ma lähen koju, siis ma istun niimoodi sfinksis seal, vaatan seda seina. Ma mingi, mis nüüd saab? Kus see hea tunne on? Ja mis nüüd ma teen selle kõigega? Kellega ma intervjuu tegin, et kaineks on lihtne saada, palju raskem on kaine olla. Jah. Et ühesõnaga need asjad, aga need kontrollveendumused on ka need, et mul vahel ka inimest ei ole väga lõpuni ära sõnastatud või läbi mõeldud, miks ma tegelikult tahan seda muutust teha ja kas mina tahan seda muutust teha ja miks see mulle päriselt oluline on. Ja vahel seal, ma isegi nagu susin inimesti selles mõttes, et vahel seal tulevad mingid vastused, et ma ei tea, et tahaks vähem juua, sest siis ma olen tervislikum. Või tahaks näiteks suitsetamist maha jätta sellepärast ja siis mul jääb rohkem raha alles. Okei, mis teed selle rahaga? Nagu kui palju raha? Okei, oletame, et sul on iga kuu 500 € rohkem, mis teed sellega? Et kas sa oled ikkagi nagu läbi päriselt mõelnud, miks sa seda muutust väga-väga tahad. Ehk siis meil on vaja nagu võimalikult ahvatlevat porgandit sinna nina alla, selle jaoks, et sa saaksid aru, miks seda pingutust on vaja teha. Ja sealt edasi ka tasub seda endale kogu aeg meelde tuletada. Kõik kohad stikinote täis, külmkaapi ukse peale, igale poole võt need kontrollveendumused, mis oled endale ära sõnastanud. Miks see muutus on tegelikult sulle tähtis? Tahaks olla tervem. Miks? Mis mõttes nagu? Miks see sulle tähtis on? Mida sa ette kujutad, on ju? Aga ühesõnaga, seal on tegelikult hästi palju asju, mida saab teha, et sõltuvuse ravi on väga suur asi, aga saab teha? Saab teha. Okei, võtan viimase küsimuse siit, et kuidas olla üle sellest, et ise ei joo, aga häirib, et sõbrad joovad? See häirimise kas sind häirib? Ei häiri üldse. Ei häiri. Et ma olen sellele isegi nagu, mind nagu pigem häirivad need, kes nagu nendeks veendunud võitlejateks muutuvad, et see on nagu omaette probleem. Et minu meelest on ka see mingi juba nagu märk sõltuvusest, et kui see juba mingi lõhnavärk või maitsevärk, et see nagu käivitab midagi, siis see pigem on märk sellest, et asjast ei oleks võib-olla üle saadud, et ma kahtlustaksin seda. Ja pigem püüaksin, juhul kui mul oleks, ma püüaksin tööd teha sellega, et minu asi ei ole teiste elu vähemalt sellisel moel muuta, et see on ikka nende enda asi. Mind näiteks, ma mäletan, et siis kui ma hakkasin selle pärast läbipõlemise enesearengu kõigega tegelema, mind ajas närvi, kuidas teised ei tegele ja miks mina pean tegelema ja mingid teemad ja siis ma sain aru, et okei, et tegelikult on
et kas ma siis tahan nendega tegeleda, kui ma näen kogu aeg probleemi, et miks teised ei tegele, et kelle jaoks ma seda teen, kas ma teen seda siis nende jaoks või teen seda iseenda jaoks ja mul on ka tegelikult olnud mingeid perioode, kus ma tõesti alkoholi ei tarbi, aga seal on olnud mingid klauslid juures näiteks, et okei, 100 päeva või siis ma mäletan ühte olukorda, kus me bändiga olime nomineeritud päris mitmele auhinnale ja siis mõtlesin, okei, kui me kõik need auhinnad ära võtma, siis ma panen räige peo. Võtsimegi, muidugi panin kohe, sest ma ju lubasin. Ühesõnaga, et ma pean ütlema ka, et ma olen ka esimest korda selles, et mind ei häiri, et võib-olla see ongi siis hea koht ka, kus olla, et sa saad ise teha muutusi ja kui sind tõesti häirib, siis miks see sind häirib? Et kas sa tegelikult tahaks ikkagi? Mida professionaalne psühholoog ütleb? Ma isegi vastaks võib-olla isiklik, nagu minuna, mitte läbi ameti, aga iseenda. Et mina olen ka olnud seal ja isegi natuke vahepeal maadlen sellega, et segab. Ja ma võin öelda, et minul ei ole see nulltolerantsi ka endal, selles mõttes ma olen kuskil seal niimoodi vahel. Ja ma olen aru saanud, et mul üks huvitav vestlus ühe lähedasega ja me saime aru, et temal ei ole alkoholiga mitte ühtegi nagu negatiivset kogemust. Ta ei ole lähedalt näinud neid vedelevaid inimesi, ta ei ole lähedalt näinud mingeid selliseid väga traagilisi asju, ta ei ole sellist rasket alkoholsõltuvust lähedalt näinud, see ei ole teda niimoodi puudutanud ja ta ei saa absoluutselt aru, miks üldse keegi peaks sellest olema häiritud. Aga minu kogemus on midagi hoopis muud. Ja jälle aru saada, et mina ju vaatan seda tarbimist läbi oma kogemuse, et tõepoolest ma saan aru, miks tema probleeme ei näe, sest tal ei olegi olnud põhjust olla nagu, tal ei olegi olnud probleemi. Mul on üks sõber samasuguses olukorras nagu sina ja mind aeg-ajalt nagu sa oled nagu juba nagu mitu kända aastat ja mitu sammu ees, et kus ta nagu juba sinna jõudsin. Aga just seesama, et ta on näinud väga palju tõsisemaid asju. Ja mul ka täitsa isiklikult mingil hetkel ma sain aru näiteks, et mul oli täitsa periood peale ühte väga isiklikku kogemust. Niimoodi, et kui ma kuulsin seda õllepudeli, seda nagu korgi, seda lahti hüppamist, mul täitsa füüsiliselt nagu käis siuke judin läbi. Ja aru saada, et oota, et see oli tol hetkel seoses selle situatsioon, selle ajaga ja selle inimesega, mitte täna praeguse hetke ja praeguse inimesega. Et võib-olla ka see, et kui tule selle küsimuse juurde tagasi, et aru saada, et miks sind segab ja ma ei taha seda isegi öelda sellisel võib-olla normaliseerival viisil, selles mõttes, et mitte see, et miks sind peaks segama või miks, või nagu süüdistaval toonil, vaid nagu päriselt avatult ja uudishimulik olles, et mõtle läbi, mis sinu lugu sellega on. Ja ma arvan, et mingil määral olla selline, miks mitte näidata head eeskuju siis sellega, et võt, mina ei tarbi, mina ei soovi, ei aitäh. Ja samal ajal tõesti kuskil on piirid, on ju, et teistpidi ma ju saan ka sellest aru, et tahaks ju lähedastele ka head. Eriti kui me oleme ise avastanud, et kaine on nii palju parem olla ja me ikka hoolime ju tervisest ja tead, kui hästi ma magan, kui ma alkoholi ei tarbi ja siis ju tahaks, et kõik lähedased on ka nagu avastavad, kui mõnus ja hea ja kui tervislik ja me ju hoolime neist ja tahaks neile ka kõige paremat ja hullult tahab närvi, kui nad siis ei tee neid kõige paremaid valikuid, on ju. Ja see ei pruugi üldse tulla ju nagu halvast ja sellisest moraalitsevast kohast. Ja samal ajal tõesti nagu anda vabaks see, et teised inimesed peavad tegema oma valikuid ja jõudma siis ise mingite otsuste või muutusteni. Viimane küsimus või mõte. Andke kaasa 1, 2, 3 soovitust. Et kui inimene nüüd kuulab, mõtleb, et tahaks ka seda kainet elu proovida. Mis on nagu see esimene samm või mis on see üks asi, mida endale selgeks teha või endalt küsida või miski? Huvitav, ma olin mõtlema, et kui inimene juba on seal, et tahaks proovida, ma ei tea, tee seda. Et kui sul on juba endal see, et see on hea mõte, ma tahaks nüüd muuta oma käitumist, siis tegelikult ju ma ütleks, et suur osa tööst on tehtud. Siis lihtsalt nii ongi, et ära siis osta seda mulli kaasa endale või võtta alkoholi vaba, väga lihtne. Ma ei teagi, et kas siis juba, ma ütleks, et kui sa oled juba seal maal, siis kas tegelikult on
veel mingit väga suurt hüpet vaja teha või mingit väga suurt raskust ületada. Ma ei tea, kuidas teile tundub? No mina pendeldasin edasi-tagasi siin ikkagi, ma arvan, paar aastat ja ikkagi see, ma ütlen, keskkondlik trigger oli minu jaoks nii suur, et ja kuniks ma hakkasin tõsisemalt mõtlema selle peale, ma tegelikult sattusin ühe podcasti peale, et Sober Curious, see on ingliskeelne podcast ja seal erinevaid teemasid kuidas, miks ja ei ole seal üldse kõik nagu padukarsklased, vaid kõik räägivad oma lugu ja see oli nii huvitav. Näiteks üks naine, ma ei mäleta ta nime, aga ta jagas oma lugu ja ütles, et tal oli üks hetk valida, kas ta teeb, ta elu, kes seal isa suri, laps suri ja nii edasi, et kas ta teeb enesetapu või ta tarbib neid narkootikume ja ta valis sellest valikust selle parema variandi nii-öelda ja ta tuli sellest välja, nüüd ta on 11 aastat juba kõigest nagu puhas olnud, aga et teinekord täpselt see, et see ei ole nii mustvalge, et meil on valida see või see ja kuidagi see lihtsalt nii palju avardas minu maailma ja oli küll väga palju selliseks tagant tõukavaks jälle, kuigi ega ma siis kohe ka ei lõpetanud ära, aga see oli jälle mingi tõuge, et mulle tundub, et eriti nende puhul, kes on nii-öelda toimivad, et sulle tundub, tegelikult on ju kõik hästi, ma saan kõik asjad tehtud, lapsed kasvatatud, käin trennis ka veel, teen töö ka ära, et siis on nagu okei, aga sa ikkagi tahad veel midagi või tahab proovida kainet elu, siis mulle just väga meeldib inglise keeles see sober curious, et sa oled huvitatud sellest, see ei tähenda, et sa eluaeg nüüd kunagi enam ei joo ja pead ütlema, et sa oled karsklane, aga et lugeda ja uurida ja minu poolt ka soovitus see Sober Curious podcast näiteks. Kuidas mina soovitaks, et kui sul on nagu see huvi, aga pole nagu päris valmisolekut, sest et muidu sa ju teeksid seda, siis esimese asjana võiks proovida endale reegleid seada. Et näiteks, et ma ei tarvita hommikuti alkoholi, et näiteks ma ei tarvita enne mingit kella, ma ei tea, 5 kuud, et lihtsalt seada endale mingisuguseid reegleid. Ma olen saanud aru, et üks muuseas väga halb näitaja on see, et kui sa oled võimeline ärkama öösel ülesse ja uuesti jooma ja siis lähed uuesti magama ja siis, et see on mingisugune üks allakäigu trepi huvitav osa. Et sa ärkad öösel selleks, et juua või? Sa ärkad öösel üles näiteks sellepärast, et sul läheb uni ära ja siis sa enda meelest tahad nagu uuesti ennast magama saada. Kuidas ma muidu magama jään, et kell on näiteks, ma ei tea, 3, 4, 5, et aga mul on veel aega, eriti näiteks laupäev, kui ei ole veel tööle minekut ka ja ma olen tõesti, et see oli nagu väga huvitav arusaamine, et see oli üks selline väga oluline allakäigu trepi osa, et mida aga et sea endale reegleid, et kui sa ei ole veel valmis nagu täiega loobuma ja siis teine asi on see, et mis see nagu see sinu jaoks ütleme siis see piir võiks olla, et kui sa oled nagu igapäevane tarvitaja, siis näiteks proovi olla nii, et sa oled 3 päeva ilma, kas sa suudad olla rohkem kui 3 päeva, ma olen aru saanud, et 3 päeva on nagu see sõltuvusravis või sõltuvusteemas on mingisugune selline piirküsimus. Kui sa oled näiteks pigem selline iga nädala lõpp, selline, mis on see binge drinking või siis nagu, et teed selle jojo värgi ära, et aga proovi ilma selleta, et mis siis saab, on ju, ja kui sa ei saa hakkama sellega, et olla näiteks juba 4 päeva või 5 päeva kaine ja sa tahad uuesti, või siis sa ei suuda olla ilma selle binge'ita või ilma selle joet, siis ma tegelikult soovitaks abi otsida. Et siis võiks juba hakata täitsa heatahtlikult, aga ja siis ära solvu selle peale, et nendest abipakkujatest ma olen aru saanud, mida ma olen nüüd kuulnud mitmete poolt, on just need, kes kohe tõstavad näpu püsti, aga tee siis seda, aga ole siis kaine, aga ma ju tulen selleks siia, et ma ei saa sellega hakkama, kus ma abi saan, et ja siis võib oodata pikk tees, et kus seda abi leida. Ja mina ka eelmine aasta suvel läksin tegelikult psühhiaatri juurde sellega, et ma olin täitsa kindel, et ma olen alkohoolik pärast nädala ajas sellist ikkagi ma arvan, ma ei saanudki kaineks nädala aega ja see lõppes selle, kui ma kõndisin olles 15 tundi jutti ikkagi pidu pannud, kõndisin üle Kaarsilla ja kui ma sain hommikul aru, et üks väike libastumine ja ma oleks võinud sealt lihtsalt alla käia. Siis ma läksin kohe psühhiaatri ja nii ootasin, et ta ütleks mulle, et sa oled alkohoolik. Et siis ma olen nii põhjas, et nüüd ma saan hakata selle tegutsema. Ta ütles, et ei ole, aga sa kuritarvitad alkoholi ja tegelikult nagu saame sellega tegeleda ja toetada ja tegelikult see tundus nagu nii normaalne, aga et sa tegeledki probleemiga.
et see abi on olemas, et see ei olnud kuidagi piinlik üldse, ta ei teinud, üldse kuidagi ei suhtunud halvustavalt, ütles, et sa kuritarvitad, et hakkame tegelema sellega ja see oli, kuidagi andis seda kergust, et ma ei pea sellega nii-öelda nagu üksi tegelema, vaid tõesti, et on mingi tugi juures. Aga siis soovitame tunda lihtsalt huvi minu arust, alustada selles, et mis on sinu suhe alkoholiga, et vaata sellele ausalt otsa, sa ei pea kellegiga jagama, aga vaata ise otsa, et sa tõid Heidit väga head need sellised skaalad või mida märgata enda juures, et. Ega see, et mingi suhe meil tegelikult on ju kõigil. Muidugi, ja. Niikuinii, ükskõik mis suhe see siis on. Ja milline on sinu suhe? Jätame siis sind mõtisklema kuni järgmise saateni. Aitäh, et sa tulid meile külla ja kohtume järgmises saates. Tšau! Tšau! Aitäh, et kuulasid meie saadet ja kui sul on küsimusi selle teema kohta, kui sul on mõtteid, oma kogemusi, mida jagada, siis kirjuta meile lasetiigertuppa@gmail.com.